Need toonekured, kes talve Eesti Metsloomaühingu juures vapralt üle elasid, oleksid ise suure tõenäosusega talvises looduses hukka saanud. Mitte tõenäoliselt, vaid täiesti kindlalt oleks nad hukka saanud. Et nad kõik tulidki ju lõpusirgelt, kes olid juba siruli maas, kes oli külm ära võtnud, kellel olid tiivad ära jäetunud, et seal ei olekski rohkem varianti olnud. Et ilma meieta nad oleks täna otsa saanud ja tegelikult olgem ausad, et ilma annetajat oleks nad otsa saanud. Kas ja kui palju neid kurgitee juurde siis lõpuks tuli ja kui palju teada on, et neid veel oli, keda ta võib-olla kätte ei saanudki? See on vist paras tegemine, et neid üleüldse kätte saada. Kui see tegemine on üks suur töö ja vaev, 5 tükki jäi meile siis talvituma, aga meile teadaolevalt oli 3-4 veel neid ripakil, aga nemad said siis väga eduliselt hakkama prügimäel. Valge toonekurg talvitub tavaliselt soojal maal Aafrikas ja Indias ning teadaolevalt Eesti aladele jõudis toonekurg mitte väga ammu. Esimene pesitsemine registreeriti siin aastal 1841. Eks nendega tööd ja vaeva ole ikka selles mõttes söök ette ja vesi ette ja jalutama laskmine ja puhastamine, et see kõik on suur töö ja vaev. Ja selles mõttes on see äärmiselt kulukas projekt, et kurg sööb väga aplalt. Mida ta sööb? Seda vist on lihatoidul nende kiske lausa. Täpselt nii, et ta on täitsa kiskja, et kanasüdamed, kanakaelad, kala, et kõik selline läheb talle siis ette. Looduses toitub valge toonekurg kõigest, millest jõud üle käib ja mida saada on. Vihmaussid ja putukad, aga ka hiired, mutid, konnad, kalad ja maod. No need kured said nüüd lõpuks lahti lastud, et see tähendab, et kevad on kätte jõudnud, et kas ta inimestega liiga ära ei harjunud, et ja võib-olla tänu sellele liiga mugavaks ei muutunud, et järgmine sügis vaatavad, et ei, me ei hakka siit kuskile minema, me tuleme jälle siia. No ei, meile lähedale nad ei lase, hoiavad väga distantsi, nii-öelda intekat ju nende käest ei saa, et pidime ikkagi vaeva nägema, et neid kaugelt filmitudki kas või saaks, et selles mõttes on see tükk tööd ja tegelikult on väga hästi näha, et kevad on hinges ja täiesti inimpelgelised. Eestis on valge toonekurg 3. kategooria kaitsealune loomaliik ja siin pesitseb tavaliselt kuni 5500 haudepaari. Kui need kured nüüd lahti lastakse, et kuhu nad tavaliselt lähevad? Et te olete ju tegelikult mitu talve neid ju pidanud ka. Ja nad lähevad tagasi oma koju. Alati lähevad koju tagasi, et inimesed ongi teada andnud, et mu tipu on koju tagasi jõudnud ja et on juba pesa peal ja uudistab ja et kohe ütlevad, et see on täitsa minu kure nägu, et on koju tulnud. Et tavaliselt lendavad alati koju tagasi.